Täna on mul plaanis otsida üles Sookurgu. Alustan jalgsi matka Varbla tee äärest. Siit on mitte küll kõige mugavam, aga samas kõige otsem tee. Kuna täna on plaanis sama teed ka tagasi tulla, siis jätan ratta siia ootama. Vahepeal on kõrred nii kõrged, et üle pea. Ja siis on keset teed seeneperekonnad. Teede ristumise kohas seisatan korraks ja vaatan vasakule, Rõunamäe poole. Ja paremale, kuhu jääb Pika Põlma ja Rüüsmaa ning rühin edasi otse Kõlliste poole. Kõrv püüdis vasakule jäävast kraavist kinni õrna veevulina ja lähen vaatama. Vett on vähe ja vool on tasane. Üldse on loodus praegu vaikne. Järgmine teerist. Vasakule Varbla suunas jääb Rõunamäe, Kukeharjamägi ja risttee otsa. Paremale jääb Kõlliste Uuetoa. Lähen siit veel otse edasi ja keeran siis Kõlliste juurest vasakule ja siis umbes 500 meetri pärast paremale mere poole. Leidsin sarapuu alt seene, millel kübar lai nagu taldrik. Natuke nagu haavariisika moodi, aga seenetark ei ole ja täpselt ei oska öelda. Siin peaks olema tee või on millalgi olnud mõnikümmend aastat tagasi. Kaardi peal on näha joon, jäänuk ilmselt nõukogude ajal rajatud metsamajandamise ruudustiku teest. Aga no koha peal vaadates on see läbimatu. Võssa kasvanud ja lisaks on hiljuti suur haab kukkunud risti üle selle kunagise tee. Hoian vasakule, võsa vahele, et sellest mööda pääseda. Ja omamoodi hea, et ma pidin siit vasakult läbi võsa tulema, sest leidsin siit huvitava koha, kuhu ma muidu vast polekski sattunud, vähemalt niipea. Siin kasvavad suured tammepuud, no ikka pirakad ja kuidagi ühe joona peal. Hulganisti paraja suurusega kive on ka. Uurisin tükk aega neid kive lähemalt, aga ühtegi sirget külge silma ei hakanud. Võimalik, et siin on kunagi olnud kiviaed, mis laotud põllult või heinamaalt kokku kuhjatud kividest. Aga kes seda teab? Võib-olla ka on lihtsalt kivine koht ja tammed juhuslikult ritta kasvama sattunud. Siiamaani oli üsna lihtne tulla. Edasi tuleb teha siksakke läbi metsa. Ja Lehtpuu metsas mingit otseastumise rõõmu pole mõtet lootagi. Lehtpuu mets on alati takistusraja läbimine. Tuleb ronida üle või pugeda alt või minna ümber ning selle kõige käigus püüda hoida õiget suunda. Vähemalt ei ole hilissügisel rohi enam rinnuni ja raaguspuudega mets paistab paremini läbi ka. Nägin vahepeal jälgi kaugel ajal kaevatud kraavisängist, aga sattusin vist hoogu ja panin umbes 100 meetriga mööda liiga kaugele. Liigun nüüd kaarega tagasi. Olen sooservas. Jalgealune on aga kuiv ja ragistan läbi madala põõsastiku. Kindlalt ei tea, aga arvan, et see madal põõsas on harilik pors. Varesed tulid pea kohale tiirutama. Ju nad uurivad, kellega tegemist. Ega siin sooservas nüüd iga päev inimesi ringi koperdamas pole. Ja no näe, lõpuks ometi, kivid. Kivid, mis moodustavad nurga. Suvel kõrgema rohuga poleks ma siin midagi näinud, aga praegu on siiski aimatav, et siin on olnud maja. Siin sooservas oligi siis Korjuküla kõige läänepoolsem talukoht, Sookurgu. Siin elas perekond Hüüp. Hilissügise päevad on lühikesed ja kiirustan tagasi. Vahepeal on tee selline, et kui ei teaks, et siin on kruusakiht all,
ega siis selle peale ei tuleks ka. Poolel teel sain vihmasabina kraesse, aga õnneks läks see ruttu üle ja väga märjaks ma ei saanud. Umbes 3 kilomeetrit Sookurguni ja teist nii palju tagasi rattani. Juba jõuangi maanteele ja sõtkun järgmise sihtmärgi poole. Varbla poolt Paadremale vändates jääb esimesena vasakut kätt Korju-Nõmme. Sissesõidutee on suure tee pealt hästi näha ja keegi siia ikka aeg-ajalt autoga keerab ka, sest muidu oleks see teeots juba ammu kinni kasvanud. Hetkel ma sellest talukohast midagi rääkida ei tea. Olen siin esimest korda elus ja vaatan huviga ringi. Loodetavasti leian tulevikus kellegi, kes midagi siinse elu ja inimeste kohta oskab öelda ja siis on põhjust siia tagasi tulla. Korju-Nõmmest mitte kuigi kaugel on paremat kätteed Korju-Villemi. Kena kõrgem koht, kus maja on esiakendega õhtupäikese poole. Tagasi Varbla suunas vaadates on maapinna kallak hästi näha. Võib isegi öelda, et siin Korju-Villemi juures on sissejuhatus Korjumägedele. Mõnisada meetrit Korju-Villemist edasi Paadrema poole paistab paremal Liivamäe talu ja kohe selle vastas üle tee vasakul on Korju-Jaani varemed. Siit lääne suunas peaks metsa vahel olema leitav veel üks majaase, mille nime ma ei tea. Näed, need 2 tumedamat laiku kaardil ilmselgelt tähistavad kunagisi hooneid. Siin kaardil on näha kergelt kaarjas kraavisüvend. Arvan, et tee oli selle kraavi kõrval. Põikan metsa vahele. Kui ma juba Sookurgu üles leidsin, siis juhul kui siin metsas midagigi on, siis kindlasti leian ma ka selle üles. Siin on kividel selgelt näha sirged küljed. Siin on olnud vundament. Kivid on küll laiali paisatud. Siin on ilmselt sõidetud mingi suure metsatöömasinaga, sest on näha, et siia on istutatud kuusemets. Ma olen ikka täitsa kindel, et siin on olnud kunagi kellegi eluase, mitte lihtsalt heinaküün või muu kerghoone, sest sellised põõsad kuskil metsa all suvaliselt ei kasva. Need on kultuurpõõsad, ilmselt enelas ja no vahtrapuud. Ega vahtraid ka naljalt niisama kuskil metsast ei leia.
asfalttee peale tagasi jõudnud, lähen edasi Paadremaa poole. Liivamäe. Edasi on taas mõned majad, kus elatakse ka tänapäeval. Nii et nendest näitan vaid põgusalt mõnda nii-öelda tänavavaadet, ehk nii palju kui maanteel mööduja pilgule avaneb. Korjumäe. Siin teeristil on varemat kunagisest pikast majast. Kuulu järgi jagati siit posti laiali, aga hetkel täpsemat ei oska rääkida. Hallivanni. Siin on Sikaadu, aga öeldakse ka Sikapood või lihtsalt Sika. Vaatan korraks Paadremaa poole viivale teele, kus Sikaadust vaid 100 meetri kaugusel on Sika Tõnise. Õigemini oli. Päike läheb juba looja ja udu tõuseb. Kõmbin veel otse üle Heinamaa hobuseid vaatama, et kas mulle eemalt vaadates vaid tundus või on need tuttavad loomad. Ongi tuttavad hobused. Need on Rüüsma Silveri hobused siia Korjujaani maa peale kostile toodud. Loojuva päikese kuma, udu ja hobused. No kas saaks veel kenamat vaatepilti pakkuda?